Eesti tööturul on puudu tuhandetest IT-spetsialistidest. Kuidas me suudaks neid meelitada ja arendada olukorras, kus konkureerime nii erasektori kui rahvusvahelise turuga? MKM-i digiriigi arengu projektijuht Triinu Lätt veab vestlust, mis vastab küsimusele, kuidas uue põlvkonna talenti vastata. Ja lisaks Triinule tulevad siia ka Kärt ja Natalja, keda Triinu kohe võib teile tutvustada lähemalt. Jaa, tere kõigile, rõõm. Meie siis räägime sellest avaliku sektori kogemuse baasil, et kuidas siis leida ja arendada tänases olukorras talenti. Ja mul on hea meel siia paluda Kärt Kinnase, kes on siis Siseministeeriumi IT-maja inimeste ja kultuuri valdkonna eestvedaja. Palun, Kärt. Ja Natalja Horodina Enefitist värbamise ja töösuhete halduse valdkonna juhi. Palun. Saate riida endale mugava koha. Nii, ja enne kui me selle põneva teema juurde läheme, siis Kärt ise andis mulle sellise hea võimaluse provokatiivseks küsimuseks, tuues välja siis selle, et tegelikult kui me eelmine nädal vaatasime meediapilti, siis avaldati atraktiivsete tööandjate uuring. Ja seal ei ole üldse mitte vähe avaliku sektori asutusi. On nii PPA, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, ka Enefit on seal nimekirjas. Ja teiselt poolt siis mõni nädal tagasi avaldati IT-tudengite artikkel, kus IT-tudengid jagasid muret, et ei ole leida töökohti ja praktikakohti. Et kas siis meil ongi olukord nii hästi, et me oleme väga atraktiivsed avalikus sektoris ja meil ei ole kohti talentidele pakkuda. Natalja ja Kärt, mis te arvate? Tere kõigile. Tõepoolest, ma küsisin sinu käest, et millist probleemi me üldse lahendame. Kõik on ju, avalik sektor on praegu väga populaarne nende edetabelite järgi ja tõepoolest, kas SMITis on kandidaatide hulk kasvanud? Meie vastu on suurem huvi. Ka meie oleme seal edetabelis kõvasti kasvanud. SMIT on tudengite seas, kui ta oli aastal 2023 43. kohal atraktiivsusel, siis täna me oleme 17. kohal. Et see küsimus tekib, et kas meil on üldse probleem, on ju, aga siin minu meelest tuleb vaadata laiemat pilti, et kuhu me ühiskonnana liigume. Meil on vananev ühiskond, meil on demograafia probleem, kui me vaatame pikas perspektiivis, meie tehnoloogia areneb, muutub keerukamaks ja tehnoloogia ja IT-inimesi tegelikult on vaja igas sektoris. Et see ei ole ainult avaliku sektori või IT-sektori põhine teenus tegelikult või kompetents. Mis veel on oluline, et SMITis omakorda on piirangud. Meie võtame täna ainult Eesti kodakondsusega eesti keelt kõnelevaid inimesi. See tähendab, et see turg, see sihtgrupp, kus me tegutseme või keda me püüame, on väga väike võrreldes erasektoriga. See tähendab, et me peame veelgi täpsemalt sihtima, et leida need õiged inimesed üles. Nii et ei, me ei saa loorberitele puhkama jääda. Vastupidi, ma arvan isegi, et mitte üksnes majanduse olukord ei ole mõjutanud seda, et avalik sektor, mis sageli pakub rohkem stabiilsust kui võib-olla startup, vaid ka see töö, mida me SMITis oleme teinud, et neid inimesi püüda, et tõsta seda teadlikkust ja ma arvan, et seda tuleb edasi teha. Ja Natalja, kuidas sulle tundub Enefiti poole pealt? 100% olen nõus Kärdi tegelikult visiooni, sõnumite ja siis välja toodud ka põhjustega. Siin tegelikult jäi mainimata selline nii-öelda ka teisugune väljakutse, ehk siis kuidas meie töömaailm muutub.
ehk siis kõikides valdkondades ja see on sektoritest sõltumata väga paljuski digitaliseeritakse, automatiseeritakse protsesse, töölõikusid ja siis iseenesest ka tegevusi. Mis see tähendab? IT olemuslikult muutub põhimõtteliselt laiapõhjalisemaks tegelikult mõisteks. Ehk siis IT-d täna või siis sellised IT-alased ABC teadmised me otsime ja ootame tegelikult väga erinevates sektorites ja valdkondades ja erialades. Ehk siis kui me täna, lihtne näide, kui me varasemalt oleme rääkinud sellest, et selline inseneralane suund, ta ongi puhtalt konkreetsed mehaanilised, automaatikaalased või siis elektrialased teadmised, siis täna tegelikult juba tudengite seas või praktikantide seas me otsime need, kes ei oska ainuüksi kitsalt seda eriala või ei omada ainuüksi seda kitsat teadmist, kes oskavad tegelikult juba andmetega tööd teha analüüse, teha prognoose ja põhimõtteliselt andmetöötlus iseenesest, mis on IT-maailmast pigem pärit, on väga-väga aktuaalne. Ehk siis siin tõepoolest IT kitsalt, nii nagu võib-olla siis 5 aastat tagasi meil on vaja ainult Java arendajad, vot see võib-olla natukene muutub, ehk siis me ei räägi ainuüksi väga kitsast mõistest või vajadusest kompetentsist, vaid me räägime sellest, et see väljakutse palju laiem, palju komplekssem ja palju keerulisem. Ja kui ma isegi arvan, et see ei kehti ainult IT-töötajatele, vaid kõigile meis siin saalis, et meil on vaja palju laiapõhjalisemaid teadmisi kui üks kitsas valdkond. See vastab tõele, tõepoolest, ehk siis töömaailm muutub aina keerulisemaks ja tegelikult ehk siis ootab ka inimestel väga erinevate siis teadmiste kompetentside kombinatsioone iseenesest, mis konkreetselt juba tulevad ärispetsiifikast võiksid äri palju paremini aidata või siis tähendada. Võib-olla saate kuulajatele ka välja tuua, kuna on palju personali- ja koolitusinimesi, et mis on need tegevused, praktilised tegevused, et kust siis alustada, et kuidas neid talente ligi tõmmata ja teiselt poolt siis, kuidas oma inimesi selles keerulises olukorras arendada. Et sellised 2 vaadet, et ühelt poolt see talentide leidmine ja teiselt poolt siis oma inimeste vormis hoidmine. Võib-olla alustuseks oleks hea saada üldse see olukorra teadlikkus või see pilt, et kus me oleme oma organisatsiooniga, keda me otsime, kes on meie sihtgrupp, millistes kanalites nad on. Ja jällegi, et praktikaprogrammides näiteks kiputakse keskenduma noortele. Täna on meil väga palju karjääripöörajaid, ärge neid ära unustage, et õppijaid on igas vanuserühmas, mitte ainult noori. Millest alustada? Jah, ma arvan, et kõigepealt kodukorda, mida meie enda töötajad räägivad meie organisatsioonist, mis lugusid nad räägivad. Ma arvan, see on esimene samm, millest võiks alustada. Natalja? Väga nõustun taaskord juba jagatud mõtetega. Siiasamas tegelikult alati on äärmiselt tähtis silmas pidada ja teadvustada ja fookuses hoida tuleviku vaadet, kuhu äri või siis konkreetne sektor või konkreetne üksus liigub. Mis juhtub selle konkreetse üksuse või äriga 3-5 aasta pärast. Pikaajaline plaan peab olema alati silmi ees, sest ju täna, kui me räägime koolitustest, koolitused on midagi sellist, see on ikkagi investeering, väga tihti ajaline investeering ja siis rahaline investeering on väga lihtne siis ära lahendada ainult tänast päeva. Aga iseenesest, kui me tahame väga tugevat kompetentsi saada ja siis päeva lõpuks maksimaalselt tegelikult kasumit või siis väärtust saada, siis meil on vaja silmas pidada ja kindlasti meelest pidama ka tulevikuplaani. Ehk siis, kui meie täna protsessid taaskord muutuvad või siis me võtame kasutusele mingid uued tarkvarasid, mingid uued tegelikult töövahendid,
Number 1, seesama kodukorda, kas meil on üleüldse teadmisi antud vallas või konkreetse vajadusega seoses. Kui mitte, siis mis see tegelikult meile annab, ehk siis väärtusloomine ja sealt edasi, kuidas me ja kui kiiresti ja kellega me peame seda saavutama. Ja see kõik väljendub sellest, et mulle tohutult meeldib elukestev õppe mõiste, üleüldse kultuur. Ma arvan, et siin tuleviku perspektiivis rohkem ellu jäävad just need, kes jagavad sama lähenemist ja organisatsiooni kultuuri tasandil mõistavad, et me ei saa elada puhtalt omandatud teadmiste baasil, vaid kogu aeg tegelikult me peame liikuma edasi. Väga meeldib siis meie presidendi mõte, et siis kõik see, mis meid siia on toonud, meid edasi ei vii. Kuldväärt sõnad minu arvates. Mulle meeldis, et sa tõid välja kultuuri olulisus, et ma mõtlen, mis meil on olnud selline kultuuriline muutus õppimises või enesearendamises on väärtus, et ma vastutan oma arengu eest ise. Et me alustame kõigepealt juhtide koolitamisest, kuidas nad nügivad oma inimesi või müksavad võtma vastutust oma arengu eest ja anname neile tööriistad, olgu selleks siis regulaarne üks-ühe vestlus, koostöövestlused, kus nad räägivad nii karjäärist kui ka kompetentside arendamisest ja me seome need ära organisatsiooni eesmärkidega, mida meie tahame saavutada perioodi lõpuks, aasta lõpuks, 6 kuu vältel ja mida selleks on vaja minul isiklikult, tiimil, organisatsioonil. Et see on selline, see ei tule üleöö, et kui nüüd minna täiesti puhtalt lehelt uude organisatsiooni, et nüüd me teeme sellise muutuse, siis varuge kannatust ja aega, see võtab aega. Aga võib-olla on soovitus, et mis on need sammud, et sa rääksid, et või te mõlemad tõite välja, et see kodukorda kõigepealt, aga mis on need järgmised sammud, et kui me mõtleme siin ka võib-olla piiratud eelarve tingimusi, kärpeolukorda, et mis on need asjad, mida saab hoida ka ilma suurt ressurssi kulutamata? Meie teeme päris palju asju ilma suurt ressurssi kulutamata, et me kasutame ära seda teadmist, mis meil endal organisatsioonis on, mis meil on ministeeriumi haldusalas. Me õpime üksteiselt, meil on maja sees erinevad võrgustikud, selline kaasamiskultuuri edendamine üleüldiselt, et meil on olemas juhtide klubi, mis käib regulaarselt koos, kord kuus koos, siis on analüütikute klubi, Scrum Masterite klubi, et selliseid rollipõhiseid võrgustikku, kus nad teadmisi jagavad, ma arvan, sellel on ülisuur väärtus, ja see saab tulla juhtide ja juhtkonna toetusega, et selleks võimaldatakse aega, ma arvan, see on kõige suurem ressurss. Mis veel, me pöörame hästi palju tähelepanu juhtimiskvaliteedile, juhtide klubi on üks näidetest, et jällegi kõige suurem ressurss, mis sinna läheb, on aeg. Me võtame juhid kokku, me arutleme mingisugustel teemadel, me käime külas kas teistel organisatsioonidel, kellelt on midagi õppida mingis konkreetses teemas, et aeg on kõige suurem ressurss, et eelarvet väga palju ei kuluta sellistele asjadele, aga juhtimiskvaliteedi arendamisega me tegelikult edendame töötaja kogemust ja sellega muutub minu meelest organisatsioon paremaks. Samad põhimõtteliselt tegelikult lähenemised ja lahendused ka Enefiti kontsernis. Me lihtsalt nimetame võib-olla need samud asju, aga siis teiste nimetustega kogemusklubi. See on see, mida siis me korraldame. See on selline hästi iseseisvalt ja väga põhine. Just, aga samas see autonoomselt elav juba kultuur, kus võetakse kas lihtsamad asju, Exceli põhine väikene kogemusklubi, kuhu tullakse lihtsalt selleks, et saada oma sisemisele küsimusele vastus või siis aru saada, kuidas mingit suurt andmestikku kiiresti korda teha. Teine lähenemine ongi see, mis on funktsioonipõhine,
finantsvaldkonnas, mis on päris suur valdkond meil. Meil on pankoogi hommikud kord kuus, väga lihtne, selline hästi avatud selline hästi avatud vormis on nii kogemuse jagamist, sellised infovahetust, samas ka kutsutakse kedagi, kes võib-olla saab valgustada väga spetsiifilist aspekti teema, et kas maja sisemiselt või maja väliselt, nad on sellised väga toredad tegelikult kogemuse jagamised ja siis mis puudutab just täpselt, ega kõik algab ju siis juhist ja väga tihti siis ka minnakse juhi pärast, ehk siis ilmselgelt juhtimiskvaliteet, see on see, mis meie jaoks sama tähtis, kus me hästi palju investeerime erinevaid tegevusi ja me teeme oma ressursiga seda, taaskord me ei räägi sellest, et me kuskilt leiame kedagi, kes on ülimalt tark ja siis kulutame palju rahalist ressurssi selleks, et seda tarkust majja tuua, ei pigem mitte. Meil maja sees väga palju tegelikult ülimalt targad võtmeisikud, kes oskavad üht koma teist, aga juhtidele me teeme siis elementaarset fundamenti, ehk siis sellist juhtimist abetsed, kus me räägime finantskirjaoskusest, tööõigusest, varbamist, seesama, kuidas meelitada talente, mis turul toimub, mis on need trendid, väljakutsed, seda iga aastast saab, et see, et me ikkagi toome majja. Äärmiselt oluline, et juht täpselt teaks, et kui tema valdkonnas täna ei ole inimesi saada kuskilt tööjõuturult, järelikult tema peab planeerima hoopiski teisi tegevusi, kuidas kompetentsi hoida, tugevdada, arendada, mitmekesistada ja päeva lõpuks saavutada oma eesmärgid. Et see on selline iga-aastane rutiin, mida me oleme ise välja töötanud. Ja mida siia sama lõpetuseks, meie juhatuse liikmed on kindlasti meie eeskõnelejad, kes järjepidevalt ikkagi harjuvad oma inimesi mõtlema samamoodi, ehk siis me peame tegelema inimestega, inimesed on kõige suurem ressurss ja väärtus meile kui tööandjale. Ehk siis see mõttelaad, mindset peab olema väga tugev. Me kaasame kusjuures kogemusklubidesse mitte ainult juhte, ehk siis järelkasv, võtmeisikud, ehk siis voolavus või siis inimeste liikumine on see, millega tuleb arvestada ja selleks, et seda mingit ettevõtmist kohe kuidagi kiiresti või siis kuskilt nullist mitte alustada, siis meil on esmased ABC teadmised on juba ka mandlipärijatega ka jagatud. Üldse sellised innovatsiooni ja initsiatiivi toetavad algatused, ma arvan, aitavad ka organisatsioonil areneda. Meie korraldame nüüd 4. aastat SMITis Hackathoni ja seda teevad täiesti selgelt meie enda inimesed ise õhinapõhiselt oma igapäevatöö kõrvalt, nii korraldajad kui osalejad ja see annab organisatsioonile sellise väga mõnusa energia nii korraldamise ajal kui selle hackathoni toimumise ajal ja need lained kannavad veel kaua ja lisaks sünnib sellest päriselt ägedaid uuendusi. Et Anneli siit saalist kindlasti oskab seda kinnitada, kes on osalenud meie hackathonil. Aga mida me veel teeme ja viimased paar aastat, mida ma pean väga oluliseks taas ja mida personalijuhid võiksid oma organisatsioonides edendada, on karjäärinõustamine. Selle kulu oli karjäärinõustaja väljaõpe, aga nüüd tänaseks 7 kuu jooksul on meil käinud karjäärinõustamises 15 inimest. Meil on majasiseseid liikumisi olnud sama perioodi jooksul või aastas tegelikult kokku on meil umbes 50 sisemist liikumist. See tähendab, et me hoiame neid inimesi organisatsioonis pigem sees, me leiame neid võimalusi, kus nad saavad areneda organisatsiooni sees. Mu endagi osakonnast on liikunud inimesed teise osakonda, sest talle pakub huvi, tal on mingisugune kompetents, mis seda toetab ja me anname talle võimaluse seda proovida, selgub, et sobibki. Ja meil on jällegi üks inimene, kes ei lähe riigist välja, kes on avalikus sektoris ja panustab sinna rõõmuga.
Jaa, väga head mõtted. Ma tean, et Enefitis on samuti karjäärinõustamine ja tegelikult SMIT-is te pakute seda ka nii-öelda tulevasele talendile, eks? ja ma arvan, et see on üks ainulaadseid asju, mida peale Töötukassa väga paljud ei tee, et me pakume karjäärinõustamist ka mitte ainult SMIT-ikatele, vaid ka kandidaatidele, kes tunnevad SMIT-i vastu huvi. Et tahaks selles organisatsioonis töötada, aga päris täpselt ei tea, missuguses tiimis, missugusele ametikohal, kuhu ma võiksin sobida. Ja selleks anname siis võimalused läbi karjäärinõustajaga kokku. Me räägime sulle SMIT-ist, me räägime sulle nendest tiimidest, kus on konkursid, me räägime oma vajadustest, eesmärkidest ja kui klikib, siis võib juhtuda, et meil on sulle tööd pakkuda, et selliseid edulugusid meil on olnud küll nende karjäärinõustamiste pealt, et kui teil veel ei ole see nii-öelda sellel tööriistakastis, siis igal juhul võtke. Natalja, kuidas sinu kogemus karjäärinõustamisega Enefitis, kas on sujalt vastu võetud? No seda just, kui me räägime sellest kompetentsist, see oli juba ammu nii-öeldes omandatud. Et ma olen väga seda usku, ehk siis kindlasti meenub siia samase OSKA raport, mis kunagi oli tehtud ja see puudutas eeskätt HR-i valdkonda juba siis mõned aastad tagasi OSKA prognoosis, et tegelikult kogu siis personali juhtimine klassikaline ikka muutub ja rohkem sellise advisory nii-öeldes suunda, ehk siis karjäärinõustamine, kõik, mis on seotud talendi nii-öeldes advisorimisega ehk siis nõustamisega, see on ikkagi meie nii-öeldes vältimatu tulevik. Ma arvan, see on juba see karjäärinõustamine olemuslikult muutus juba hügieeniliseks vajaduseks, mida on võimalik teha värbamisprotsessi raames. Niisama tegelikult huvi avaldanud kandidaatide raames. Me teeme grupipõhist karjäärinõustamist, me käime siis koolides, ma lähen väga nii-öeldes juba segamini erinevates nii-öeldes sihtgruppide juurde, ehk siis näiteks eile just kella 4 paiku alustasime koos Tallinna Tehnika Kõrgkooliga sellise vahva loengusarja, alustasime kindlasti karjääri teemadest, ehk siis esmakursuslased, kes tulid õppima elektrotehnikat ja elektrivaldkonda, need oli kokku ligikaudselt 40 vist saalis ja saime ka taaskord nagu avastada, diskuteerida, rääkida karjääritemaatikast. Ja need küsimused on seinaseinalt klassikalisest, ehk siis kuidas CV-d koostada, kuni siis selleni, et okei, aga mis tähendab iseenesest karjäär ja kuidas ikkagi karjääri teemade nii-öeldes üleüldse planeerida, mis ajahetkel, kas liiga hilja, liiga vara, mis kursusest alades, nad on sellised elulised teemad, aga need on väga väärtusloovad tegelikult lahendused. Ma arvan, see on ikkagi meie HR-i tegelikult paratamatu nii-öeldes töö osa väljakutse. Jaa, te olete väga palju erinevaid nagu juba praktilisi suundi, praktilisi tegevusi välja töönud. Mõtlen siin juures seda, et kas te kuidagi mõõdate ka, et kui me räägime sellistest koolitusmõjudest, aga võib-olla juhtimiskvaliteeti, arendustegevusi, et kas teil on, ma ei tea, voolavuse näitajad, kui palju jäävad teie enda inimesed endale või enda asutusele siis truuks tänu nendele tegevustele, et mis asjad on need, mis näitavad teile seda edu mõõdikut? Ja me ikka mõõdame organisatsiooni üleselt juhtimiskvaliteeti, me mõõdame personali voolavust, jälgime seda igakuiselt ja meil on needsamad atraktiivsuse indikaatorid ka näitavad meile, et kuidas meil järelkasvu mõttes läheb. Jah. Me läksime natukene sügavamalt siin, aga võib-olla kui me siis just Enefiti kontserni väljakutsetest räägime, siis meie väljakutsed on seotud väga erinevate tegelikult valdkondadega. Ehk siis insenerid ja siis kutsehariduse maastikust nii-öeldes peale tulevad inimesed. Seetõttu me pisut nii-öeldes võtsime seda, neid teemad ka laudadele. Juhtimiskvaliteet, koostöö, pühendumusindeks, ehk siis meie enda töötajate tegelikult tunnetus, kuidas... Soovitusindeks on üsna klassikaline, mida mõõdetakse, eks ju. Siia saamasse tegelikult jälgime iga-aastaselt palju tegelikult praktikantidest jäävad tööle või siis tulevad tagasi peale kooli lõpetamist meile, ehk siis just järelkasvuga seotud nii-öelda KPI äärmiselt oluline.
uuesti tulevad meie siis mitmekesisusest ja siia samasse palju tegelikult esimese organisatsioon on väga suur, siis elamine ka kindlasti äärmiselt tähtis. Palju siis esimese aasta jooksul tegelikult inimesi liigub välja, sest kui me räägime siseelamise tähendusest ja investeeringutest, palju siis kulutatakse ressurssi tegelikult inimese äratoetamisele. See on äärmiselt tähtis ka meile lahkumiskogemus, soovitusindeks just lahkujad, kes lahkuvad ja kelle me aitame välja. Number 1 näitaja on kindlasti nende lahkumiskogemuse indeks, number 2, palju siis lahkujate sees on valmis taas liituma ettevõttega. See on minu meelest üks uus trend, mida meie märkame sellel aastal. Taasliitujaid või neid bumerangtöötajaid tuleb järjest juurde, et SMITis ka on kindlasti juba tööle võetud vähemalt ligi 5 uut töötajat või endist SMITikat kandidaate on veelgi rohkem, kes tulevad ja küsivad meie värbajalt, et millised on võimalused, kas saab organisatsiooniga taas liituda ja see põhjus enamasti, miks nad tahavad tagasi tulla, on organisatsiooni kultuur. Jah. Ja kuidas toetada seda, et kui inimene on otsustanud minna või tuleb teha siis raske otsus kas koondamiste või muude selliste väljakutsete tõttu, et kuidas siis toetada seda, et inimene ikkagi ka see, isegi kui on kogu töökogemus olnud väga positiivne, aga ikkagi see lahkumine on võib-olla selline vaevaline ja raske, et kuidas toetada seda, et inimene läheb ja mingi hetk siis tuleb oma kogemuste, teadmiste ja kõige sellega tagasi ja tegelikult saab panustada uuesti organisatsiooni, mis on talle juba mõnevõrra tuttav. Ma arvan, et kõige selle aluseks on, olukordi on hästi erinevaid, aga see suhe, mille me oleme loonud selle töötajaga, see, kuidas me üksteisega räägime, kõige elementaarsemad asjad, kuidas me selle inimese ära saadame, kui väärikalt me lubame ära minna. Et see on nii suur kultuuri osa ja isegi kui on sunnitud lahkumist, väga hea tööriist on ju lahkumisvestlus, kus saab need otsad kokku võtta, vajadusel inimest toetada ka töötukassasse pöördumise puhul, et suhte loomine on minu meelest siin vundament. Natalja, et see inimene tahaks tagasi pöörduda? No offboarding protsess või väljaetamise protsess peab olema ikkagi esiteks standardiseeritud või siis vähemalt ära juhitud või maksimaalselt selge. Kui me räägime siis tavapärasest lahkumisest, ilmselgelt me teeme lahkumisvestlust, ma räägin siis Enefiti kontserni kogemusest, sest juhul, kui see on selline poolte vahel kokkulepeline asi või siis ühe osapoole algatusel, siis asjad reeglina ei ole väga emotsionaalsed. Kui me räägime siis väga sellistest ebameeldivast otsusest, kus me räägime koondamisest, siis tegu on rohkem kriisiga. Siin kindlasti lahkumisvestlus võib-olla ei ole kõige ideaalsem see lahendus. Me räägime ikkagi teistpidi karjäärinõustamisest. Ehk siis sellised olukordi, just sellised emotsionaalsed olukorrad me lahendame ikkagi hästi individuaalselt. Number 1, kuidas seda koondamisvestlust ikka tehakse, kellega koos harime juhte, et see ei ole see, kus ma lihtsalt tulen, annan paberid, räägin siis seadusandluses välja toodud see võimalused ära ja siis ongi kommunikeeritud, nii asjad ei käi iseenesest. Juhi panus, sealt edasi kohe HR-i alane panus, karjäärinõustamine ja siis peale karjäärinõustamist toetame inimest ikkagi hästi inimelikult välja ja uuesti ikkagi pakume võimalust emotsioonideks, elu liigub edasi, kindlasti mingi hetk Eesti turg ikkagi on väga väike turg ja siis kindlasti me saame uuesti sinuga kohtuda, et räägime uut juttu ja siis räägime uuest võimalustest. See töötab super hästi.
esimesel päeval siis, kui nii-öelda seda otsust kommunikeeritakse või siis nii-öelda teadvustatakse, kindlasti ei ole ideaalne kohe nii-öelda muudest asjadest rääkida või teisi nii-öelda asju pakkuda, aga sealt edasi tuleb ära planeerida hästi orgaaniliselt tegelikult toetavad lahendusi ja siis 90% puhtalt statistiliselt, vähemalt meie kogemuse pinnalt, inimesed on valmis meid taas nii-öelda kaaluma tööandjana. See on positiivne. Ja tegelikult lahkumine võib olla ka täiesti uus võimalus, et isegi need, kes vabatahtlikult lähevad, et kui inimene soovib arendada ennast erasektoris, näha teistsugust maailma, eriti noored IT-s, nad tahavad näha, kuidas üks startup töötab, see tundub nii äge ja põnev. Me jumala eest ütleme, et mine käi ja vaata ja oled alati tagasi oodatud, et selline soe suhtumine nendesse, kes tahavad omandada ka teisi kogemusi, see on täiesti okei, et inimesed liiguvad, arenevad ja võib-olla tulevad tagasi. Ja kui me rääkisime juba küll sellist offboardingust või välja minemisest asutusest, aga tuleme korra ühe teema juurde tagasi, mida ma tahaks veel puudutada, on see julgus rääkida oma lugusid, ehk siis me räägime ka brändisaadikutest, et kui palju SMIT-is ja Enefitis olete te sellele tähelepanu pööranud, et me räägime oma talentidest, me räägime sellest, mis on meie kultuur, mis on meie kuvand, et kuidas te sellele olete oma asutuses lähenenud? Eelmisel aastal me osalesime Kantar Emori IT-sektori uuringus ja ma olin täiesti hämmastunud, millised müüdid avaliku sektori ja IT-maja kohta avalikus sektoris kehtivad. Üks näiteks on, riigis ei ole paindlikkus või avalikus sektoris ei ole üldse paindlikkus, ei aja ega koha paindlikkust. Mingid müüdid, mis kestavad ja me algatasime hästi teadlikult oma brändisaadikute kogukonna. Jällegi kutsusime inimesi üles, tahate panustada, te saate väikeseid õpiampse. Me räägime teile, kuidas LinkedInis ennast nähtavaks teha, ja see ühest küljest nagu annab neile võimaluse ka ennast nii-öelda tööturu nähtavust kasvatada headel ekspertidel ja me tahame, et meie brändisaadikud on väga head eksperdid, aga teisalt see toetab organisatsiooni nähtavust ka hästi oluliselt. Nii et meil on tänaseks 30 brändisaadikut ligikaudu ja nemad räägivad oma lugusid. Me oleme andnud just neid õpiampse, kuidas sotsiaalmeedias rääkida näiteks, aga see ei ole sugugi kõik, kus rääkida. Tegelikult me räägime oma peres, oma tööst, me räägime oma sõpradele ja see, mida me oma tööst räägime, seda usaldatakse palju rohkem töötaja arvamust kui seda, et tuleb kommunikatsiooninõunik ja teeb mingisuguse postituse. Et mida me veel oleme teinud, üsna hiljuti üks meie osakond kutsus külla pereliikmed, et rääkida seda, mida emme-issi või abikaasa või poeg teeb organisatsioonis ja tõepoolest käis ühe inimese ema ka, mis oli hästi-hästi vahva. Ja need lapsed olid hämmastuses, ja tegelikult need kaaslased ka, et milline mõju sellel tööl tegelikult on ja läbi selle me ju räägime lugusid. Mida me veel oleme tahtnud kasvatada on seda, et missugust tööd me üleüldse teeme, et mis tähendus sellel on. See läheb inimestele aina rohkem korda, et kas ma töötan IT-organisatsioonis, mis loob ühiskonnale juurde probleeme või ma töötan organisatsioonis, mis neid lahendab. Ja neid lugusid räägivad meie eksperdid, missuguseid tehnoloogilisi lahendusi me teeme ja kuidas me sellega aitame ühiskonda paremaks muuta. Nii et eksperdid kõneisikuteks, brändisaadikute kogukond, oma lugude rääkimine, see on meil tavapärane praktika.
no eks siis paratamatult iga töötaja ongi nii-öelda kas teadlik või siis teadvustamata ka brändisäädik, eks siis ta kindlasti lõpetab tööpäeva, tuleb koju, siis läheb oma nii-öelda tuttavate juurde ja ikka räägib, kuidas päev läks. Paratamatult see töötab, ehk siis omaette küsimus, kas me juhime seda või siis ei juhi, pigem siis ikkagi kiiremini tasub teadvustada, et inimesed suhtlevad omavahel, taaskord Eesti turg on väga väike ja info levib kiiremini, kui vahepeal isegi nii-öelda me oskame ette kujutada, mistõttu meil on juba teine lend käesoleval aastal samamoodi, ehk siis kogukond, keda me toetame väga-väga teadlikult, et sellised sotsiaalmaailmas väga nii-öelda targad nippe, kuidas nii-öelda läheneda või siis ennast positsioneerida ja siis kommunikatsiooni juhtida erinevates platvormides ja väga palju me suuname ikkagi oma inimesi tagasi haridusasutustesse, ehk siis käia, teha loengut, käia siis teha külalistunde. See, et kui me laste seas räägime oma lugusid, esiteks väga kiiresti kasvatab inimese enda pühendumust, tulevad väga rõõmsamalt tagasi, oi, mul on nii vahva töö, pole ammugi mõelnud, et mul on nii äge tegelikult selline siin tähendus või ma loen sellist väärtust ja siis õpilased kindlasti on väga tänulikud. Ja teine siis, mis on selline hea traditsioon juba Eesti Energias või Enefitis on kindlasti Töölikassa projekt. Kunagi oli kaubanduskoja poole pealt ellu kutsutud. Ma täitsa armastan seda algatust, me teeme seda üle Eesti, isegi tootmisettevõtetes, isegi nii-öelda ka tehastes. Üks nädal, kus me lihtsalt lubame organisatsioonile kokkulepitud tingimustel. Head vanemad kokku ligikaudselt 4000+, olge head, võtke palun oma last tööle, näidake oma töölõiku, rääkige oma lugu, millega te tegelete, miks te tegelete, mis on see, mida te naudite, mis on see, miks nii-öelda vahepeal on keeruline olla siis tööl. Ja juba see nii-öelda hea praktika arenes nii kaugele, et siis me teeme koostööd. Viimati me siis tegime rahatarkuse teemadele siis erinevaid tunde, ehk siis me toome sisse ja jagame laste sees, ega lapsed on ka mõnes mõttes väiksemad, aga ikka brändisäädikud, nad lähevad tagasi kooli ja siis rõõmustavad, aga mina käisin seal. Ja niipidi siis asi tegelikult elab oma elu, ehk siis lugusid või siis need nii-öelda meile vajalikud sõnumid, seesama bränd tugevneb läbi selle, et tegelikult inimesed ise räägivad oma nii-öelda kogemust teistega. Jaa, aitäh, aeg on armutu. Ma ei tea, kas me jõuame saalist mõned küsimused ka võtta, lõuna tuleb peale, ehk siis võib-olla lõuna ajal on valmis Kärt ja Natalja jagama siis huvilistele oma kogemust, on uuritud siis jällegi selle mõõtmise kohta, et kuidas me siis juhtimiskvaliteedi mõõdame ja kuidas seda mitteformaalset õpet. Aga ma tänan teid väga, ma arvan, et siin peamised sõnumid ongi kaasa võtta see, et tegelikult ei ole palju ressursse vaja, on vaja sooja ja turvalist suhtumist õppimisse, tegelikult see kultuuri loomine õppimiseks ongi kõige olulisem. Aitäh teile!